Tere! 1972. aastal küsis Ameerika president Richard Nixon Hiina presidendilt, et mis tema arvab Prantsuse revolutsioonist. Hiina president vastas selle peale, seda on liiga vara öelda. Prantsuse revolutsioon algas aastal 1789. Ja see näitab, et Prantsuse revolutsioon, millest me täna rääkima hakkame, on niivõrd oluline sündmus, et see mõjutab meie elu ka 200 aastat hiljem. Ja lisaks väljendab see ütlus muidugi ka hiinlaste erakordselt pikaajalist ja kannatlikku mõtlemist. Neil on muulhulgas ka selline tarkusetera nagu, kui sa ootad piisavalt kaua jõe ääres, siis sa näed oma vaenlaste laipu mööda ujumas. Aga täna me ei räägi mitte hiinlastest, vaid prantslastest. Me räägime Prantsuse revolutsioonist, mis toimus aastatel 1789 kuni 1799. Esmalt ma räägin revolutsiooni põhjustest, siis selle käigust ning lõpuks ka tulemustest ja tagajärgedest. Ja esmalt siis põhjustest. Nagu te peaksite juba mäletama, siis varauusajal oli Prantsusmaal absolutistlik riigikorraldus. Kogu võim riigis oli kuninga käes ja rahval polnud võimalik riigi asjades kaasa rääkida. Kuningad kulutasid mõnuga raha ülikallite losside ja luksusliku õukonnaelu peale ja pidasid kalleid sõdu teiste Euroopa riikidega. Ja riigi rahaline olukord läks ikka väga halvaks, nii et kuningas leidis, et peaks vist uusi makse koguma. Ja nüüd peab selgitama natuke Prantsuse ühiskonna ülesehitust. Nii nagu keskajal olid ühiskonnas ikka 3 seisust. Aadlikud, vaimulikud ja lihtrahvas. Aadlikud ja vaimulikud moodustasid rahvastikust umbes 3% ja lihtrahvas 97%. Lihtrahva hulgas oli ka rikkaid kaupmehi ja tööstureid, aga suur osa lihtrahvast olid ikkagi talupojad, kes olid küll isiklikult vabad, aga suur osa nende sissetulekutest läks maksudeks riigile, nii et kui tuli näiteks kehva saagiga aasta, siis olid nad sunnitud nälgima. Ja sealjuures oli üks eriti absurdne asi, ainsad, kes pidid riigile maksu maksma, oli lihtrahvas. Aadlikud ja vaimulikud, kellel olid tohutud maavaldused ja rikkused, olid maksudest vabastatud. Ilmselgelt see ajas need talupojad, kellel veidi aru peas oli, täiesti pöördesse, et mis mõttes. Samal ajal oli Prantsusmaaga valgustusideede leviku keskus. Filosoofid nagu näiteks Montesquieu, Rousseau, Voltaire pakkusid välja ideid, kuidas ühiskonnakorraldust õiglasemaks teha, aga kuningad ei pööranud sellele mingit tähelepanu. Samas levisid need ideed rahva seas ja ajapikku hakkasid lihtrahva esindajad nendest ideedest vaimustuma. Ja nad hakkasid mõtlema umbes, et kuulge, miks Inglismaal on nii normaalne riigikorraldus ja meil on selline jura? Ja nad hakkasid aru saama, et kuningas ei ole mingi jumala ametisse määratud üliinimene, vaid täiesti tavaline jorss ja et pole mingit põhjust, miks me peaks kõik oma raha maksma maksudeks selleks, et tema saaks kullast riietes ringi käia. 18. sajandi lõpus oli Prantsuse kuningatroonil Louis XVI ja tema oli üsna loll ja saamatu mees. Ta ei oleks pidanudki kunagi üldse kuningaks saama, aga läks nagu läks ja kui ta kuningaks sai, siis ta ei suutnud ka Prantsusmaa olukorda paremaks teha, ainult hullemaks. Tema üks suur ettevõtmine oli ameeriklaste iseseisvumise toetamine. Kuna britid olid prantslaste vanad vaenlased, siis toetas Louis XVI agaralt Ameerika iseseisvussõjas ameeriklasi. Ta oli umbes, et nüüd ma keeran teile britid, Ja sealjuures ta suurendas veelgi riigi kulutusi, nii et riik sattus veel rohkem pankroti äärele, kui see juba oli. Ja tema väike kanaaju ei tulnud vist kordagi selle peale, et see, et Ameerikas hakati Briti kuningale vastu ja loodi vaba ja demokraatlik riik, võiks anda prantslastele idee, et teeks Prantsusmaal sama asja. Ei ühendanud ära, mis teha? Lisaks sellele, et Louis XVI oli ise suht loll, oli tal eriti loll naine, Austria keisri õde Marie Antoinette, keda lihtrahvas täiega vihkas. Ja võib öelda, et põhjusega. Samal ajal, kui rahvas nälgis, siis lasi ta riigi rahadega ehitada endale nunnusid kuldseid minilossikesi. Tollal levis isegi selline legend, et kuningannal olevat öeldud, et rahvale jagu leiba, mida süüa, et äkki proua võtaks oma kulutusi väheke koomale, mille peale kuninganna oli öelnud, et aga las nad söövad siis kooki. See konkreetselt ei ole tõenäoliselt tõsilugu, aga see väljendab seda, kui väga teda vihati ja kuivõrd elukauge inimene ta oli. Ilmselt muidugi enamik tolleaegseid valitsejaid olid elukauged, sest kui sa oled terve elu mööda saatnud piltlikult öeldes kullast mähkmetes, ega sa vist siis ei saa aru, mida tähendab nälgimine. Ühesõnaga, riigi rahaline olukord oli ülimalt kriitiline, lihtrahvas tundis, et ühiskonnakorraldus on nende suhtes täiesti ebaõiglane ning kuninglik perekond oli tagatipuks väga ebapopulaarne. Kõlab nagu väga tore olukord. Ja lõpuks jõudis kuningas Louis XVI ise ka järeldusele, et olukord on päris sant ja et lihtrahva käest ei ole võimalik lihtsalt enam rohkem makse välja pigistada, et peab aadlike ja vaimulike seisustele ka maksukohustuse panema. Aga sellise muutuse elluviimise jaoks oli kõigepealt vaja kokku kutsuda kõigi seisuste esinduskogu ehk generaalstaadid. See ei olnud päris demokraatlik parlament, aga midagi parlamendi moodi. Igal seisusel olid seal oma esindajad.
ja generaalstaadid polnud viimased 175 aastat koos käinud, kuna kuningas oli valitsenud ainuisikuliselt, eks ole. Ja nüüd siis 1789. aastal tegigi kuningas selle asja ära, kutsus generaalstaadid Versailles lossi kokku. Ja rahvas oli lootusrikas, et äkki saab nüüd jälle riigiasjades kaasa rääkida ja veidi mõistlikumaks asju teha. Aga siis tuli välja, et generaalstaatide hääletuskord oli selline, et igal seisusel oli ainult üks hääl. Ehk siis 97% inimestest ehk kolmandal seisusel oli üks hääl, 1% inimestest ehk vaimulikel oli üks hääl ja 2% inimestest ehk aadlikel oli üks hääl. Ehk siis kui kolmas seisus oleks välja pakkunud seaduse, millega aadlikele ja vaimulikele oleks ka mingi maks kehtestatud, siis oleks tehtud hääletus ja tulemus oleks olnud üsna ettearvatav. Kolmas seisus üks hääl poolt, teised 2 häält vastu. Seal oleks võinud neid hääletusi teha ükskõik kui palju, tulemus oleks olnud ikka sama. Ja aadlikud ja vaimulikud oleks olnud umbes, et no ei saa teha reforme, sest generaalstaadid hääletasid nii. Ja selle peale kolmas seisus oli nagu, et käige kuradile. Ja kolmas seisus läks lihtsalt generaalstaatide kogunemiselt minema ja nad ütlesid, et nad teevad oma esinduskogu. Vaimulikud jooksid neile järgi ja liitusid nendega ja kokku nad moodustasid rahvuskogu, mida hiljem hakati nimetama asutavaks koguks. Ja see kuulutas end kuninga asemel kõrgeima võimukandjaks riigis. Ja sellega siis algab Prantsuse revolutsioon. Asutav kogu võttis endale eesmärgiks Prantsusmaa poliitiline süsteem täiesti ümber korraldada, luua Prantsusmaale põhiseadus ehk konstitutsioon. Ja seda valitsusviisi, mis nüüd Prantsusmaal kehtima hakkas, nimetatakse konstitutsiooniliseks monarhiaks. See on põhimõtteliselt sama, mis parlamentaarne monarhia. Kuningas sai kuningas edasi olla, aga lihtsalt osa oma võimust pidi ta parlamendile nüüd üle andma. Kuningas kirtsutas veidi nina, aga kui rahvas tungis Versailles paleesse sisse ja ütles, et nüüd on nii, siis ta oli, et olgu, vähemalt ma saan edasi kuningas olla. Asi läks järjest rohkem revolutsiooni moodi, sest rahvas hakkas Pariisis mässama ja vallutas Bastille kindluse, mis oli olnud kuningavõimu sümboliks. Sellest said inimesed üle kogu maa innustust ja hakkasid vana ühiskonna korra vastu võitlema. Talupojad keeldusid makse maksmast ja aadlikele allumast, ründasid aadlike losse ja nii edasi. Ja siis tegi asutav kogu midagi veel olulisemat ja põhjapanevamat. Nad kuulutasid feodaalkorra lõppenuks, kaotasid talupoegade kohustused aadlike suhtes ning koostati inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon, mis on tänini kõikide maailma demokraatlike riikide õiguskorra aluseks. Ja jällegi seal olid sõnastatud kõik valgustusajastu peamised poliitilised ideed. Deklaratsiooni esimene artikkel kõlab nii: inimesed sünnivad ja elavad vabana ja õiguslikult võrdsena. Ja see ei olnud veel kõik. Asutav kogu tegi ära enam-vähem kõik mõistlikud asjad, mida valgustusfilosoofid olid üldse soovitanud. Esiteks, seati sisse võimude lahusus. See tähendab, et seadusandlik võim läks parlamendile, kuningas oma ministritega oli täidesaatev võim ning kohtunikud olid valitavad ja kuningas sõltumatud. Mäletate, võimude lahusus oli siis filosoof Montesquieu idee. Teiseks, tehti kirikureform, mis tähendas seda, et vaimulikud olid edaspidi koguduste valitavad, rahvas valis nad, ühesõnaga, et preestrit ei määranud kuhugi kihelkonda mitte aadlik või katoliku kiriku bossid, vaid tavalised koguduse liikmed, inimesed ise. Kiriku maad müüs riik maha ja hakkas hoopis vaimulikele selle eest palka maksma. Kolmandaks, kaotati aadli seisus ning keelati aadlitiitlite kasutamine. Ühesõnaga, kaotati kõik see seisuslik ühiskond ja selle asemele hakkas kujunema vabade ja võrdsete kodanike ühiskond. Neljandaks, kõik kodanikud hakkasid maksma makse vastavalt oma jõukusele. Viiendaks, hakati soosima vaba turgu ja vaba kaubandust, millest me veel jõuame edaspidi rääkida ning mis pani aluse majanduslikule arengule. Kuuendaks, tehti haldusreform, mis tähendas, et kui seni olid igal piirkonnal oma eriõigused, mis oli valitsemise seisukohalt tohutu peavalu, siis nüüd seadused ühtlustati, tehti nii, et igal pool kehtiksid täpselt samad seadused. Selle kõige peale paljud aadlikud olid umbes, et ja nad lasid Prantsusmaalt jalga, põgenesid näiteks teistesse riikidesse ja lootsid seal koguda armee, et revolutsiooni vastu võidelda. Kuningas oli ka umbes, et lehvitas toredalt rahvale, et jaa, nii tore, mis te teete, aga tegelikult sisimas oli nagu, et kurat, tõprad võtavad mult võimu ära. Ja kuningas Louis XVI siis suhtles salaja teiste riikide valitsejatega ja mõtles, et laseb jalga, kogub välismaal sõjaväe ja tuleb tagasi võimule. Ta üritas põgeneda salaja, tema pere maskeeriti teenriteks ja nad kihutasid tõllaga piiri poole. Nad olid juba peaaegu Prantsusmaalt minema pääsemas, aga ühes postijaamas tunti ta juhuslikult ära, sest üks mees oli näinud kuninga nägu riigi võlakirja peal. Ja siis ta viidi suures häbis Pariisi tagasi. Suht piinlik. Ja nüüd oli see olukord, et kui enne oli plaan teha konstitutsiooniline monarhia, kus kuningas oleks edasi riigipea, siis nüüd oli nagu, et kuningas, miks sa meie vaenlaste juurde põgeneda tahtsid? Mis sa veel meie eest varjanud oled? Ja üha populaarsemaks muutus see idee, et monarhia tuleks üldse kaotada ja Prantsusmaast peaks saama vabariik.
Selle peale olid teised Euroopa kuningad nagu, et assa, kurat, kui see asi levib, siis me jääme kõik oma võimust ilma. Ja siis Austria, Preisimaa ja Suurbritannia valitsejad olid nagu, et pea vastu, Louis, me tuleme sulle appi. Ja nad tungisid kõik Prantsusmaale kallale. Aga sellel oli muidugi täpselt vastupidine tulemus, prantslased kehtestasidki vabariigi ja kuningas Louis XVI sai kodanik Louis Capet, ehk siis kuninga tiitel võeti talt täiesti ära. Aga kui ta oli juba kodanik nagu iga teine, siis leiti, et ta on oma riigi reetnud ja vaenlaste poolele asunud. Ja siis mõisteti see endine kuningas riigi reetmise eest surma. Ja 21. jaanuaril 1793 astuski Louis suure rahvahulga eest tapalavale ja seal ootas teda selline asi nagu giljotiin. Mis see giljotiin on? Giljotiin on selline tore asi. Ühesõnaga hukkamisvahend. Rahvas haaras popcorni järele ja vaatas kuninga hukkamist. Ja oligi siuh ja pea läinud. Ehk siis selleks hetkeks vähem kui 4 aastaga oli Prantsusmaast saanud demokraatlik riik, kuningas oli surnud ja 1000 aastat püsinud ühiskonnakorraldus oli täielikult hävitatud. Aga sellega ei olnud ikka veel kõik vapustused läbi. Revolutsiooni käigus oli ühiskonnas, eriti parlamendis, tekkinud 2 erinevate vaadetega rühma. Ühed leidsid, et ühiskonnakorraldust peab veel põhjalikumalt muutma. Neid nimetati radikaalideks või äärmuslasteks. Teised aga leidsid, et nüüd aitab, nemad olid mõõdukad. Parlamendis istusid sarnaste vaadetega inimesed ühte kohta kokku ja kujunes selline süsteem, et kõige äärmuslikemate vaadetega vabariigi toetajad olid vasakul servas ning kuningavõimu toetajad olid paremas servas. Ja sealt tulevadki väljendid vasakpoolne ja parempoolne poliitika, mida kasutatakse siiamaani ka tänapäeva poliitikas. Aga see, millesse täpselt vasakpoolsed uskusid ja millesse parempoolsed uskusid, see jõudis revolutsiooni jooksul ka muutuda. Ühesõnaga, esialgu nõudsid vasakpoolsed seda, et seisuslik kord tuleb ära lõpetada ja inimesed tuleb kõik seaduse ees võrdseks teha. Ja parempoolsete vaadetega inimesed olid umbes, et no ei tea, et see on liiga suur muutus, et teeme lihtsalt nii, et aadlikud hakkavad ka makse maksma. Ja siis suruti seisusliku korra kaotamine läbi. Siis hakkasid vasakpoolsed nõudma, et kehtestataks vabariik. Parempoolsed olid, et ei ole vaja, et on ikka hea, kui riigil on üks kuningas. Nii, siis õnnestus kuningas ametist kõrvaldada. Siis vasakpoolsed tegid jälle sammu edasi. Ütlesid, et kuningas on reetur, me peame ta ära tapma. Parempoolsed olid, et ei no jätame ikka ellu, paneme mingi leebema karistuse. Kuidas me siis niimoodi kuningat tapma hakkame? Ja nii läks see edasi ja edasi ja edasi. Igatahes 1792. aasta sügisel läks asi karmiks, sest võõrriikide sõjaväed olid ründamas Prantsusmaad ja revolutsiooni juhid kartsid, et revolutsioon surutakse maha ja vana ühiskonnakorraldus taastatakse. Võim oli sel hetkel parlamendi vasakpoolsete tiiva jakobiinide käes. Seepärast hakati jakobiinide juhi Maximilien Robespierre'i juhtimisel kiirkorras hukkama tuhandeid inimesi, kes olid vangistatud seepärast, et nad olid kuninga poolehoidjad ja võisid vaenlase poolele üle minna. Ja nüüd läks asi päris hulluks, sest jakobiinid leidsid, et demokraatia päästmiseks tuleb kõik nendega erineval arvamusel olevad inimesed hukata. Parlamendi ülejäänud liikmed, kellel olid siis jakobiinidest parempoolsemad vaated, nemad arreteeriti ja paljud neist hukati. Ja järjest hakati hukkama ka neid, kes olid alles äsja olnud jakobiinide sõbrad ja liitlased, aga nüüd ei olnud nõus selle hullusega kaasa minema. Mõned Prantsusmaa piirkonnad hakkasid revolutsiooni vastu mässama, need ülestõusud suruti veriselt maha, giljotiini alla saadeti kokku 10 000 inimesi, lisaks hukkus palju inimesi sõdades teiste riikide vastu. Valitses täielik paranoia õhkkond, kus kõiki kahtlustati reetmises ja seda aega nimetatakse terroriks. Üks Robespierre'i endine sõber Danton saadeti ka giljotiini alla, aga enne surma karjus ta, Robespierre, sa järgned mulle. Ja 1794. aasta juulis juhtuski nii, et parlamendis tulid mõned saadikud lihtsalt Robespierre'i juurde, arreteerisid tema ja jakobiinide juhid ning saatsid nad giljotiini alla. Ja siis hakati lõpuks stabiilsust taastama ja kõik olid nagu, et nüüd on see õudus läbi. Ametisse seati uus valitsus, mis nimetati direktooriumiks ja see seadis siis eesmärgiks taastada stabiilsuse, aga samas säilitades revolutsiooni saavutused, inimeste võrdsuse ja vabaduse. Samal ajal hakkas Prantsusmaal sõdades teiste riikidega ka veidi paremini minema, sest Prantsusmaal oli salarelv, Napoleon Bonaparte. Napoleon oli üks noor, väga geniaalne väejuht, kes oli kiiresti revolutsiooni ajal karjääri teinud ja kes saavutas ridamisi hiilgavaid võite Prantsusmaa vastaste vastu. Ja samas selle direktooriumi valitsuse all ei läinud asi ikka nii, nagu inimesed olid lootnud, paljud olid rahulolematud ja nad hakkasid vaatama, et see Napoleon on üks tore mees. Äkki tema aitaks hoida keskteed ühelt poolt stabiilsuse ja teiselt poolt vabaduse vahel. Mis viis muidugi selleni, et 1799. aastal korraldas Napoleon riigipöörde, kukutas valitsuse ning kuulutas ennast Vana-Rooma eeskujul riigi esimeseks konsuliks ning hakkas sisuliselt ainuisikuliselt riiki valitsema. Ja juba 1804. aastal kroonis Napoleon end üldse ise keisriks.
Ehk siis 1799. aastal, 10 aastat pärast revolutsiooni algust, oli ring täis jõudnud, Prantsusmaa oli jõudnud tagasi absoluutse monarhia juurde. Ja nüüd teil kindlasti tekib küsimus, et mida kuradit? Tegelikult ka, miks me kogu seda asja õppisime, kui mitte midagi lõpuks ei muutunud? No tegelikult muutus küll, ma hetke pärast räägingi sellest, mis muutus. Igatahes Prantsuse revolutsiooni on nimetatud ka suureks Prantsuse revolutsiooniks, sest kõik hilisemad revolutsioonid on otsesemalt või kaudsemalt saanud inspiratsiooni just sellest revolutsioonist. Ja mõnes mõttes on kõik need revolutsioonid sarnased, 200 aasta jooksul pole inimesed peaaegu mitte midagi õppinud. Sellise tavalise revolutsiooni puhul algab asi sellest, et vana süsteem enam ei tööta ja üritatakse seda muuta. Esialgu hakkavad inimesed kõrgetest ideaalidest lähtuvalt looma paremat ühiskonda, aga järk-järgult muutuvad nõudmised üha äärmuslikumaks ning revolutsioon hakkab sööma oma lapsi. Prantsuse revolutsiooni puhul oli see siis see terroriaeg. Robespierre näiteks oli revolutsiooni laps selles mõttes, et tema ei olnud revolutsiooni algataja, vaid tuli võimule alles ajapikku. Ta oli poliitikuna võimule pääsenud tänu revolutsioonile, aga lõpuks see revolutsioon ise sai talle saatuslikuks. Ja kui revolutsioon on juba sellisesse kaose faasi läinud, siis peaaegu alati lõpeb see nii, et kuskilt tuleb keegi tugev ja karmi käega mees, tihti sõjaväelane, kes taastab korra ja haarab niimoodi võimu enda kätte. Niimoodi oli Venemaal 1917. aastal, kui pärast demokraatlikku revolutsiooni tulid lõpuks võimule kommunistid, nii oli Venemaal 20. sajandi lõpus, kus esialgu Nõukogude Liit varises kokku, oli demokraatia ja vabadus, aga siis langes rahvas sellisesse vaesusesse ja korralagedusse, et lõpuks sai võimule Vladimir Putin. Ja niimoodi tuli Saksamaal 1930. aastatel võimule Hitler ja nii edasi. Neid näiteid on palju, neid on ka tänapäeval ja me jõuame neist selle aasta lõpus ja järgmisel aastal veel rääkida. Aga mille poolest siis Prantsuse revolutsioon oluline on? Esiteks, kogu vana keskaegne feodaalsüsteem aadlike ja vaimulike eesõigustega ja üldse seisustega kaotati. Kõik inimesed kuulutati võrdseks seaduse ees ja see jäi suuresti püsima ka pärast revolutsiooni, ehk siis kui Napoleon võimu haaras. Teiseks, otsustavalt vähendati kiriku rolli Prantsuse ühiskonnas. See jäi Napoleoni ajal ka pärast Napoleoni. Kolmandaks, nagu me järgmiste teemade juures näeme, siis Prantsuse revolutsiooni ideed, mis olid sisuliselt valgustusajastu ideed, levisid kiirelt ka teiste rahvaste juurde ja õhutasid sealgi poliitilisi reforme ja revolutsioone ning demokraatliku ühiskonnakorralduse teket. Neljandaks, Prantsuse revolutsioon ja selle ideede levik põhjustas ka suure rahvustunde tõusu. 19. sajandi Euroopas sai valitsevaks ideoloogiaks rahvuslus. Rahvuslusest me jõuame veel eraldi rääkida sel aastal. Viiendaks, teine asi, millest me räägime hiljem lähemalt ja millele Prantsuse revolutsioon teed rajas, oli kapitalistlike suhete areng. Kuuendaks, revolutsiooni käigus toimus ka selline praktilisem uuendus, mis tänapäevani kasutusel meetrisüsteem. Seni olid igal pool maailmas igasugu erinevaid ja suvalised mõõtühikud kasutusel. Ma ei tea, mingi Tallinna vakamaa ja Riia vakamaa ja ma ei tea, mingi Tallinna penikoorem ja Bremeni süld ja nii edasi. Ja teate küll, et selliste asjadega keeruline ümber käia. Inglastel on siiamaani mingid imelikud jalad ja tollid ja jardid ja muud sellised mõõtühikud. Aga enamikes riikides on siiski kasutusel üks ühine süsteem, kus üks meeter on 10 detsimeetrit ja samas ka 100 sentimeetrit ja näiteks 1000 meetrit on 1 kilomeeter. Ja see siis meetrisüsteem tuligi Prantsuse revolutsiooni käigus. Aga ei tasu muidugi ära unustada asjaolu, et Prantsuse revolutsiooniga kaasnes ka palju põhjendamatut vägivalda ja süütute inimeste hukkumist. Aga võtame kokku, mida me siis täna õppisime. Esiteks, Prantsuse revolutsioon toimus aastatel 1789 kuni 1799. Teiseks, revolutsioon puhkes seepärast, et riigi majanduslik seisukord oli kehv, et lihtrahva jaoks tundus ühiskonnakorraldus väga ebaõiglane ning kuna kuninglik perekond oli väga ebapopulaarne. Kolmandaks, revolutsioon puhkes 1789. aastal, kui loodi asutav kogu ja anti välja inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon. Neljandaks, järgnevalt kaotati feodaalkord ja seisused, vähendati katoliku kiriku rolli ühiskonnas ja nii edasi. Viiendaks, 1793. aastal hukati kuningas Louis XVI ja teised Euroopa riigid tungisid Prantsusmaale kallale. Kuuendaks, Prantsuse vabariigis haarasid võimu jakobiinid Robespierre'i juhtimisel, kes hakkasid närvilises õhkkonnas inimesi massiliselt süüdistama ja hukkama. Seitsmendaks, lõpuks 1794. aastal jakobiinid kukutati ja olukord riigis natuke stabiliseerus. Kaheksandaks, 1799. aastal haaras Napoleon Bonaparte kogu võimu Prantsusmaal enda kätte ja kuulutas revolutsiooni lõppenuks. Üheksandaks, Prantsuse revolutsioon mõjutas väga suurel määral hilisemat maailma ajalugu ja on olnud inspiratsiooniks kõigile hilisematele revolutsioonidele. Kümnendaks, revolutsiooni käigus kaotati seisused ja feodaalkord ning vähendati kiriku rolli ühiskonnas.
Samuti andis revolutsioon tõuke rahvustunde tärkamisele ja kapitalistlike suhete arengule üle kogu Euroopa. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!